trompeti ja basspilli sõbrad, tere kallis kandesaal. Siin on vist tõesti Eestis kõige rohkem kõlanud basspilli muusika. Mina olen Jüri Leiten ja tõenäoliselt ma olen ilmselt kõige vanem siin viibinutest, kõige vanem Aavo õpilane. Ja siin viibib ka hea kolleeg Neeme Virk, kes me ilmselt oleme ühed esimesed Aavo õpilased. Priit vist hakkas natuke hiljem õppima Aavo juures. Kui ma vaatan Aavo pilti, siis mul tuleb meelde see Eesti lastelaul. Päeval paistab päike, öösel kumab kuu, ise olen väike, kuid mu jõud on suur. Ma arvan, et mitte keegi ei ole muutnud nii palju Eesti puhkpillimuusikat, ma ei räägi trompetist või basspillimängust, kui seda tegi Aavo Ots. Ma ei kujuta ette, mis oleks täna, kui teda ei oleks olnud, aga fakt on see, et tema selline tarmukus, uudishimu, nõudlikkus ja loomulikult musikaalsus on need, mis on jätnud meisse kõikidesse väga tõsise, sügava jälje. Neeme palus mul võib-olla meenutada mõnda seika minu õpingute ajas, siis ma väga lühidalt meenutan ühte seika, kus tuli, ja Meeli ainult kinnitab seda, kus tuli õppida Hummeli trompetikontserti ja me jõudsime teise osa juurde. Ja selle teise osa esimest fraasi me ilmselt mängisime sadu, kui mitte mitu sada korda. Oli. Ja ma meenutan seda enda puhul alati, et selle fraasi mängimise jooksul ma sain selgeks, mis on hea muusikas ja mis ei ole hea muusikas. Aavo suutis mind, Neemet, valmistada ette niimoodi, et kui me jõudsime oma õpingutega toonase Leningradi konservatooriumi, siis meil ei olnud sinna tegelikult mingisugust probleemi suurt sisse saada. Me olime juba sedavõrd valmis mängijad ja ma arvan, see on väga suur ja väga tõsine Aavo teene. Ja väga oluline on see, et kui me sinna jõudsime, olles sellises maailmamuusika ühes mekas, käies kontserdil, et me saime ka siis aru, mis on hea ja mis ei ole väga hea. Ja ka edaspidises trompetimängija kontserdielus on see olnud väga oluline. Nagu te teate, meid ümbritseb täna igal pool müra. Meie mobiilid mängivad, meie signaalid tulevad igalt poolt. Et saada aru, et kui mängida, siis mängida, kui õppida, siis õppida ja teha seda väga hästi. Ja kui see millegipärast ei õnnestu, siis ei ole midagi hullu, kui otsida endale mõni teine ala, kus olla edukas. Nii et veel kord, ma näen, kui palju on Aavo Otsa meetod, tema eeskuju mõjutanud tänaseid muusikuid ja mul on väga hea meel, kui ma vaatan tema lapsi, siis ma näen täpselt teda. Nende liigutused, nende mõttemaailm on täpselt Aavo Otsa oma. Ja mul on väga hea meel, et nad on väga tublid ja jäägu see nii. Jäägu see jõud ja see vaimustus selliseks, nagu oli see Aavo ajal. Nüüd paar sõna sellest, et kuna ma täna olen läbi käinud igasugused ametipostid, Tallinna Filharmooniad, Eesti kontserdid, ooperipäevad ja kõik muud, ja ma olen jõudnud Rahvuskultuuri Fondini. Ma töötasin väga pikka aega koos Eeri Klassiga ja ka Rahvuskultuuri Fond on loodud Eeri Klassi poolt. Ja see on selles mõttes tõsine fond, et see loodi
1991. aastal ja 30. juubelil nullist alates on Rahvuskultuuri Fondi põhikapital jõudnud 8,5 miljoni euroni. See on absoluutselt 100% eraraha, see on tõenäoliselt kõige suurem erafond, mis puudutab Eesti haridust ja kultuuri. Ja see fond koosneb 188 allfondist, mille hulgas on ka Aavo Otsa allfond. Ja väga tähtis on see, et sellel allfondil on toetajaid, ma tean, et üks toetaja on ka täna siin saalis, kes tuleb varsti rääkima. Tähtis on mitte see ainult, et seal fondis on raha, sinna tuleb raha, vaid tähtis on see, mida see fond võtab ette. Ja mul on väga hea meel, et Aavo pojad ja tütred on siin leidnud ainuõige tee, kuidas fondi abil liikuda edasi, kuidas arendada seda sama üritust, mis siin on, ja ka teisi üritusi. Nii et mina kutsun teid täna kõiki üles, et minge Eesti Rahvuskultuuri Fondi koduleheküljele, leiate sealt on toetajad ja toetage seda fondi, sest selle fondi najal need noored inimesed, kes on täpselt nagu Aavo Ots, teavad, mida nad teevad ja neil on oma tunnistused, selle fondi abil me saame teha tulevikus palju üritusi, me saame harida noori trompetimängijaid ja basspillimängijaid ja kõiki teisi ja uskuda, et see nii jääb, sest kui 30 aastaga me suutsime koguda 8,5 miljonit eurot, siis tõenäoliselt järgmise 30 aastaga me suudame seda summat mitmekordistada. Seal sees ka Aavo Otsa allfondi. Nii et suur tänu, et te olete täna siia tulnud. Täna on trompetite pidupäev ja me meenutame meie kõikide heategijad Aavo Otsa.